Ja konverentsi avamiseks ja hoo sisse saamiseks ma palun nüüd siia lavale avasõnade vestlusringi ja selles osalejad. Kõigepealt palun lavale Kristen Michali, Kliimaministeeriumi kliimaministri, olge hea. Rainer Vakra, Keskkonnaameti peadirektori, samamoodi, ole hea, leia siin endale koht. Ja Taimar Ala, Keskkonnaagentuuri direktori. Ja et see vestlus tuleks tõsine ja väga otsekohene, kutsun ma siia endale appi kaasjuhiks Anna-Selin Krausi, kes on noorte kliimadelegaat. Teeme Anna-Selinile suure aplausi. Aitäh sulle! Ja kui küsimustega kohe alustada, siis võiks ju öelda niimoodi, et karta pole midagi, sellepärast et kõik küsimused on äärmiselt isiklikud. Ja paljastavad. Ma alustan teie lahkel loal. Härrad, milles olete teie märganud kliimamuutust ja mida te ise iga päev teete kliimamuutuste leevendamiseks ja enda ökoloogilise jalajälje vähendamiseks? Võib-olla alustamegi ministrist. Mikrofon töötab. Jaa, pidime siia tulema jalajälje vähendamiseks mikrobussiga, kolleegid hiilisid autoga ees minema. Ahaa, juba paljastatud. See on juba esimene selline asi, näide sellest, kuidas jalajälge vähendada, et 2 sõidukit sõits, mitte 1, aga olgu. Isiklikult näiteks peres on 1 auto selle võrra vähem, et vähem jalajälge tekitada, tulevikus loodan minna üle elektrisõidukile. Näiteks meie jaoks on kliimamuutuse suur selline märk ja soojenemise märk on ikkagi elutingimuste muutumine ja halvenemine, et minul on kuidagi sattunud nii, et see külg on päiksepoolne majal ja praktikas on ikkagi kuu aega, suvel on juba keeruline seal olla, kui seal on lihtsalt nagu kogu aeg nii kuum. Nii et sellised asjad, lihtsad asjad tegelikult jõuavad kohale ja ütleme ka kui looduses vaadata, paljud ilmselt käivad ka ringi, näevad, et metsas tegelikult on kuuskedega ühteteis juhtumas, et sellised asjad tegelikult mõjutavad. Ja ise püüan vähem tarbida loomulikult, püüan prügi sorteerida, saan kodus pahandada, kui ma seda ei tee, nii et kõiki selliseid asju, mida mõistlik inimene teeb, patareisid ei viska jõkke, needki panen ära ilusti. Kuhu siis? Et kui jõkke ei viska, siis merre? Jah, sokutan tööle ära. Ei, selleks on kogumiskohad, nii et kõiki selliseid asju, mida mõistlik inimene teeks ja kindlasti energiatarbimise valikuid vaatan üle, kõike selliseid asju, mis teha on. Ja see sisend on ju väga hea, esiteks tahtmine ja teine on ka see praktiline vajadus. Kui sa näed, et mingi asi on väga kallis, sa ju käitud sellega väga ettevaatlikult. Just. Aga Rainer Vakra, kuidas siis on teile silma paistnud see, et tegelikult kliimamuutus on ka kohal? Jaa, tere hommikust kõigiga minu poolt. Kõigepealt muidugi ma pean ütlema, Kristen, et esiteks tulime me Taimeriga 2 ühe autoga ja teiseks see oli elektriauto. Nii et kohe me teeme sellise Facebooki postituse ka, et teel tuleviku elektriautoga. Nii et kõik on siin hingest ja südamest ja tegudes ka keskkonnale mõtlevad. Tegelikult lihtne näide ongi see, et kõik muutused algavad iseendast, et see on see põhiline sõnum, mida me peame kogu aeg kõigile rääkima, et õnneks meie kõik elame Eestis, kus me igapäevaselt ikkagi suhteliselt vähe tunnetame kliimamuutusi võrreldes muu maailmaga, üleujutuste, maavärinate, muudes mõttes, aga jah, Keskkonnaamet lihtne statistika, kui me näeme seda, kui palju on metsateatisi, kes soovivad teha metsas raiet tänu üraskile, ehk Eesti kuused on hävimas, see on nagu väga selge indikaator, millele tõesti ka kõige suuremad, ma ütleks siis sellised skeptikud ei saa vastu vaielda, et tegelikult Eesti sellised vanad kuusikud on välja suremas, ürask teeb oma tööd ja me näeme seda Keskkonnaametis reaalse statistikaga, et neid taotlusi, neid kuusikuid maha võtta on aina rohkem, ehk see on see muutus, mille üle isegi keegi ei saa nagu filosofeerida, et kas see on või mitte, nii et see on hea näide. Taimar Ala, üks soovitus, kuidas vähendada oma ökoloogilist jalajälge enda näitel? Tere hommikust, enne kui ma selle soovituse juurde tulen, et 3 poisterahvast on püüne peal ja
ja kohe autodest juttu, no kuidas minagi saan sellest ümber minna, et lihtsalt see täiendus, et see lisaks sellele, et oli elektriauto, see oli väga vana elektriauto, et ja ta peaaegu, et aga Raineri hea tunnustuseks, et see oli tema ettepanek, tema oli üldse jala tulnud sinna, kus me kohtusime, nii et tubli, loomulikult. Ja võib-olla veel see, et kuidas märgata, sageli, nagu Sandergi ütles, et täna ilm nagu ta on, et Eesti inimene hakkab kliimast rääkima ja täna hommikul tuli toast välja külm, kus see kliima siis muutub, eks ole. Kiired järeldused. Kiire järeldus kohe tänasest päevast, eks selle kliima puhul tuleb natuke seda pikemat tagasivaadet vaadata ja ma liiga palju kaugemale ei oska vaadata. Aasta 82 oli see, ma tean, mulle vägivaldselt suruti suusad alla, öeldi, et sõida. Ei sõitnud. Lund oli palju, aga hakkas hästi kinni, puusuusad olid, et võtta sa kinni, kas tõrv oli puudu või lumi oli sula, et ilmselt ta sulas ka siis. Aga tulles nagu selle nalja juurest nüüd siis tänapäeva oma tänase töö juurde, siis eks me ikka opereeri ju faktipõhiselt ja nagu hommikulgi jutt ikka teaduspõhiselt ja Keskkonnaagentuurist võime öelda, et mäletatavasti aastast 51 kuni siiamaani lumikatte kestvus on vähenenud 1,5 kuud, eriti nukker on Pärnus ja Kundas. Otsene tõestus sellest, et tegelikult on ikka jamast, aga nüüd ma hea meelega annan võimaluse Annasse liinile, sest nüüd tulevad päriselt nagu torkavad küsimused, sest siit edasi peate päriselt valmis olema. Jaa, tere, mina olen see noor inimene, ma nägin endast ühte nooremat inimest, tegelikult ma olen vist üks noorimaid siit ja lõpetasin kooli gümnaasiumi 2 aastat tagasi, õpin ülikoolis ja sellepärast mina kujutan ette 20 aasta pärast võiks Eestis elada. Ma palun teil ka ette kujutada Eestit 20-30 aasta pärast, ma olen umbes teie vanune, ma loodan, et ma ei valeta praegu, et mida teie praegu teete, et noorte häält kaasata oma igapäevatöös, mis on need tegevused ja kuidas te noorte arvamusega praegu arvestate? Meie hakkame tegema sellist asja nagu kliimaseadus, et kõigepealt ma ütleks alguses, et mida me oleme selleks teinud, et maailm parem koht oleks, on esimest korda Eesti ajaloos on loodud kliimaministeerium. Ehkki on ettevõtjad, kes kirjutavad ajalehes, et me oleme juba 1,5 aastat nende elu pidurdanud, on meid alles 100 päeva olnud. Et mida me püüame teha loomulikult on sellega maailma paremaks, et kui ma kujutan seda Eestit ette, siis eks ma ikka kujutan teda sellisena ette, et ta on roheline Põhjamaa. Et ma ei mõtle selle pärast, et siin soojemaks läheb, aga et ta on tegelikult puhas ja selline väga mõnus koht elamiseks, meie jaoks vähemalt. Ja noorte puhul on nii, et ka kliimaseaduse, mis on ilmselt keskkonna ja majandusvaldkonna selle ristumise kohal, ma arvan nüüd järgmise 50 ja 15 aasta kõige olulisem raam. Meil on eraldi noorte kaasamine, sinna tuleb, et me eeldame ikkagi, et noored annavad sinna panuse ja ma eeldan ka seda, et noored mitte ei anna panust, vaid tegelikult aitavad ka nendel avalikel üritustel natukene seda tooni hoida, et võtavad ise ka sellest osa, sest hoolimata meie välisest siuksest siledusest me ikka loodame, et noored selle meie töö üle võtavad, et me saame järgmistesse töödesse minna. Seda on hea kuulda. Kas kellelgi on veel häid mõtteid? Esiteks jätkuvalt hääl maha. Ma tunnen ennast ise ikka jätkuvalt noorena, nii et seetõttu selline 20 aasta pärast, ma pole veel isegi pensionile jõudnud, nii et loodame, et müttame siis koos keskkonnavaldkonnas jätkuvalt edasi. Mis kindlasti on tänane, kui me vaatame ka siin saalis ringi, siin on väga palju Keskkonnaameti inimesi, keskkonnaalane haridus, keskkonnateadlikkuse kasv, just tegelikult ju kõik algab noortest ja lastest, et kui mul on endal kodus 2-aastane, 4-aastane, 6-aastane jõmmes, ma näen, kui vastuvõtlikud nad on uuele infole. Ehk see on see koht, millega tuleb kõige rohkem tegeleda. Ja sellega Keskkonnaamet ametina tegeleb isiklikult ka loomulikult. Käin nii koolides, ülikoolides, isegi lasteaedades rääkimas, kuidas jäätmeid liigiti koguda, mida teha ühtepidi, teistpidi. Ja see on selline vahetu kahepoolne suhtlus, et ühelt poolt sina annad neile infot ja teiselt poolt sa saad mõttet ja energiat. Nii et ma arvan, et see selline kõige olulisem märksõna ongi koostöö, üksteise mõtete arvestamine ja kindlasti see, et mida nooremalt ja mida varasemalt, nii nagu igas muus valdkonnas, olgu see klaverimäng, sportimine, joonistamine, mida varasemalt ja nooremalt inimene juba kaasa mõtlema hakkab, siis tegelikult on võimalik, et asjad ka muutuvad, sest lõppkokkuvõttes kõik algab meie enda peast.
Taimar, kas teil on ka võimalus noorte häält kuulata ja kuulda võtta ja soovitused vastu võtta? Kas keegi kujutaks ette, et ma ütlen praegu ei? Ei kujuta ausalt öeldes, aga aus vastus on ka vastus. Vot see seeneri jutt, et Raineri, et meile kõigile tundub, me oleme hirmsasti noored, aga faktid räägivad teist keelt. Kui ma kontorisse lähen ja inimesi kohtan, siis ma saan aru, kui vana ma tegelikult olen. Et mis me oleme teinud Keskkonnaagentuuris, ma ütleks, et päris elus andnud noortele võimaluse. Mitte lihtsalt see, et me nüüd eelistaks hirmsasti ainult otse koolipingist, mis on ka tavapärane, vaid rohkengi veel, et meil alles hiljaaegu siin oli paar inimest, kelle õpingud olid alles pooleli, andsime neile võimaluse mitte lihtsalt vaadata, mida me teeme, vaid ise reaalselt teha, panna käed külge, olla selles loomeprotsessis ja kuidas me ette kujutame, no me täna juba teame, et ilmselgelt elame me üle planeedi taluvuspiiride. Niisama ei lähe paremaks midagi. No need on head mõtted, et kliimaseadus, keskkonnaharidus, noorte kaasamine enda töösse, aga kui teie olite siis noored nagu faktide põhiselt, ütleme nii, siis milline see keskkonnaharidus siis oli, et millistest teadmistest, oskutest praegu puudust tunnete enda töös? Noh, esiteks kõigepealt noorte kaasamisest, mul on siin 2 töövarjugi kaasas ja minu nõunik on ka oluliselt noorem kui võite julgelt lehvitada. Kollektiiv. Lehvitame nõunikele. Seal on see noorte tulevik, et nii me seda edasi anname. Noorusest mina ütleme nii, et ei mäleta küll, et oleks liiga palju räägitud sellest, pigem see ettekujutus oli ikkagi, et majanduses või ütleme üldisemalt nii palju, kui sellest majandusest räägiti ja hiljem ülikoolis ka ikkagi, et tarbimise kasv ja ütleme selline suhteliselt ekstensiivne toimetamine ikkagi viib õnneni, eks. Et see oli see asjade nagu mudel ja võib-olla veidi on see ka nagu põlvkondade vahe, et kui vaadata seda, vaadata võib-olla minu põlvkonda, hingelt noored, eks ju, vaadata seda põlvkonda ja vaadata natuke nooremaid, siis veidi see peegeldub ka asjade omamises ja selles, kuidas see suhe asjadesse on, ka näiteks autodesse, ütleme, minu põlvkonnas auto on ikkagi veidi pereliige ja vabaduse sümbol, eks ju. Rahet sajab, paneme teki peale, eks. Noorematel tõenäoliselt see enam niimoodi ei ole ja tegelikult ka kinnisvara omamine, kõik see muutub, et selles mõttes ma ütleks nii, et põlvkondade vahetumisega minu arvates tänane hariduse kvaliteet ja teadlikkus sellest, mismoodi maailm muutub, mida tegelikult ikkagi tähendab kliimamuutus meie kõigi jaoks, see teadlikkus pigem kasvab ja pigem on sellest, millest ma puudust tunnen, ongi võib-olla seesama taju, eks ju, et kuidas maailmas targemalt toimetada, aga see pigem tuleb ikkagi eeskätt teaduspoole pealt ka, et seda sisendit peab ikkagi andma täna, sest me ju näiteks kliimaseaduse ja toimetamise käigus kohtume praktiliselt iga nädal mingi ettevõtlusrühmaga ja eilegi kohtusime näiteks põllumeeste esindajatega, keda peetakse justkui väga nii-öelda kliimapoliitika vastasteks, kuskilt siuke müüt on levima hakanud, aga vastupidi, põllumehed on väga arusaajad, ütlevad, et nemad tegelikult on ühed, kes kannatavad selle kliimamuutuse käes. Kõik tegelikult janunevad selle järgi, et mida siis teha, et oleks siin parem elada, et mis on see põhjus, et millega tegeleda ja teine see kliimakindlusest kohanemine. Nii et kui küsida, millest mina puudust tunnen, siis loomulikult nendest teadmistest, aga neid teadmisi ilmselt minu haridusteel nii palju pole kohanud, globaaltrendidest kindlasti, aga pigem lapsepõlvest kindlasti mitte, nii et eks see kindlasti on, mis minu põlvkonnal on kindlasti puudu, eks. Aga mida nüüd siis peale hakata? Mina saan kindlasti öelda, et mina pean väga valima sõnu, mis ma ütlen. Et kui siin kõik lehvitasid, siis minu 21. kooli, ehk siis kogu kooli ja bioloogiaõpetaja Riine Otsus on siin, sa võid ka julgelt lehvitada, nii et mina pean väga sõnu valima, et rääkima, mis ma koolis õppisin, nii et kõik, kohe mis vaja oli olemas. olemas. Kõik on nii, et selles osas kohe võtab kokutama ja hääle ära. Aga nii nagu Sander küsis, et kes Võrus käis, ma nägin suurem osa tõstsid käe üles, ma rääkisin pika loo, kuidas ma lasteaias õpetaja Eevi käe all istutasin vahtrapuu, siis kui lapsed magasid, siis me läksime nii-öelda seda puud väetama ja matsime sinna maha kilusid, et puul oleks jõudu ja seal see puu võtsin kaasa ja see täna on siis vanust vaadates siis varsti 40-aastane, aga tegelikult just see, mis ikkagi lasteas saab, et ma olen tohutu selle alushariduse fänn, et lisaks sellele vahtrapuu istutamise mul on siiamaani ka hetkel enda magamistoas sidrunipuu, mis on siis ka
pea 40-aastane, et see, et mullas mütata, toimetada, kasvatada, et see oli meil selline lasteaia ettevõtmine ja neid nii-öelda vilju on näha siiamaani. Vahtrapuu on mul Viitnal, vanaisa maakodus, sidrunipuu on mul kodus ja iga hommiku, kui ma ärkan, siis ma näen, et loodusharidus lasteaias on minuga koos ja võtan ja jama ongi see, kuna minister küsimus vastan, siis ma kogu aeg ootasin, millal need sidrunid tulevad. Ja ühel aastal, ma arvan, see puu oli 30 aastane, hästi väiksed rohelist sidrunid, no nüüd on käes, mõtlesin, et tolmendamine tegelikult oleks võinud varem guugeldada, sest et hiljem ma sain teada eelmine aasta, et kõik, kui te näete kusagil, et on sidrunipuu ja suured sidrunid küljes, siis need ei ole sidrunid klassikas mõttes, need on poogitud. Kõik sidrunipuud, mis kannavad sidrunid, on tegelikult apelsinipuud, mis on poogitud sidrunipuudeks. Ehk siis lihtsalt sidrunipuu ei hakkagi kunagi sidrunit kandma. Ja mul läks 40 aastat aega, vaadake, kui oluline haridus on ja oleks varem teha seal, inimene käib on ja. Et kas ma saan aru, kas ma loen siit õigesti välja, et see oli ainus keskkonnaalane teadmine, mis puudu oli? Jah, aga suhteliselt oluline, kui sa istutad sidrunipuu ja tahad sidrunit saada, paned sidruniseemne ema sinna potti ja siis õpetajale näitad, kuidas see kõik kasvab, oleks üldiselt oluline teada, et tegelikult sidrunid ei saagi, et inimene pettub, 40 aastat ootab, iga hommiku see putru vaatab, kuidas sidrun kasvab, millal see hetk tuleb, et on viljad ja ei tulegi. Aga praegu, mis teadmiste järele kõige rohkem ikkagi januned? No hetkel õnneks on Keskkonnaametis 585 inimest. Kes harivad? Kõik on telefoni kõne kaugusel, mis iganes küsimused tulevad. Nii et ja teile hea näide kaitsealad.ee lehel, kui jääb kellegi infost puudu, siis seal on loetelu kõikidest ägedatest loodusäppidest. Seened, linnud, loodus, see on müstika, mida täna tegelikult ühe nutitelefoniga on võimalik looduses teha, nii et vaadake see üle, siin on koondatud kõik kõige paremad äpid kaitsealade lehel, nii et kes ise tea, nagu oldi oma selles filmis, kui ujuda ei oska, siis minu hobune oskab tänapäeval nii, et kui ise ei tea, siis telefon teab kõike. Selge. Jah, mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea, aga ikkagi viimane vastus, et millised teadmised, oskused praegu puudu on, et ma lihtsalt ütlen omalt poolt, noored tunnevad, et keskkonnahariduskoolis ei ole piisav. Et mida teie praegu näete siis, et kuidas on? Jaa, mul õnnestus koolis endal käia maakoolis, et see võib-olla oli küll tolle aja kõige suurem maakool Eestis, aga sellegi poolest maakool. Ja oli mulgi bioloogiaõpetaja, kes juhtumisi oli ka klassijuhataja mul pikalt ja Siret oli ta nimi, ma ei tea, kas ta siin on või mitte. Aga oli vast fantastiline see tema õpetus. Ma küll sellest sain väga palju hiljem aru, võib-olla sel ajal, kui ma seal koolist juba läinud olin. Aga ma arvan, see uba, see trikk, mida tema suutis teha ja mis on äärmiselt oluline ka tänasel päeval, et lubage käed külge panna või paluge käed külge panna, et märksa paremini hakkab külge. Ja teisest küljest, mis võiks minu arvates, pilt on väga palju muutunud, et kui ma vaatan ka või kuulan enda laste jutt, et mis neil kah koolis toimub, siis laias plaanis ma arvaks, pilt on väga palju parem, et võib-olla see, mis omal ajal äkki puudu jäi, oli see, et sa alles hiljem said aru, miks oli juhtunud see, mis juhtus. Keegi väga täpselt ei selgitanud, miks üldse on hea midagi teada või miks üldse on vajalik midagi õppida. Täna see minu arust tundub juba väga palju paremini toimuvat. Inimestel on huvi ja ma rõõmuga kuulan, mida need mulle aeg-ajalt kodus räägivad. See on tõesti huvitav. No praegu siit jutust tuleb välja praktilised oskused, sealhulgas sidrunite kasvatamine ja samuti ka mis on kõige lähtsam taju muutumine, et kuidas me tajume seda maailma. Väga lahe on neid mõtteid kuulata, ma loodan, et need jõuavad praktikasse ka, et nende praktiliste oskustega saame meie noored siis kunagi peale hakata, siis kui me oleme teie kohtadel, et paneme teile südamele, et mõelge. Aitäh! Kui me hästi kontsentreerime ennast, siis me tegelikult jõuame veel ühe küsimuse küsida. Selge. Ja see kell on vargsi valeks ka keeratud, et teid eksitada. Aga see oligi nii mõeldud. Et Anna-Seliin, ole lahke, ma saan aru, et üks põhimõtteline küsimus, mis just õppe ülesehitust puudutas, oli sul veel varuks? Ja, no segadus kokku nüüd see minevik, teie enda koolipõlv, tulevik, kuidas te näete Eestit, siis kui ma olen teie vanune, siis kus te näete seda kooskõla, et milline see õppe peaks praegu olema? Milline on teie perfektne keskkonnaharidus aastal 2023? Milline see välja näeb?
jah, minister võib alustada. No seda on väga keeruline niimoodi hinnata, et ma olen küll erialalt jurist, südamelt hea inimene, eks ju, et mul on väga keeruline hakata nüüd haridusinimesi õpetama siin kõrvalt, aga ma arvan, et üks osa kindlasti on see, mis siin ka enne kõlas, et tavaliselt eriti noores eas jääb ikkagi päris palju sellest suhtumisest külge, kas see valdkond on huvitav, kas see valdkond on põnev, kas selles valdkonnas on võimalik ka midagi ise teha ja katsuda ja vaadata, et noh, ütleme, tihtipeale ka näiteks loodushariduses kõik needsamad võimalused, noh, meil tulevikus peaks nüüd tekkima, on ju otsus tehtud, et tuleb uus loodusmaja, kuhu peaks tekkima loodushariduskeskus ja siis loodusmuuseum peaks hakkama seal võimaldama kõigil kõiki asju katsuda, et noh, kes seal täna käib, seal loodusmuuseumis lapsed seal kivi saavad katsuda, midagi muud vaadata, eks ju. Et minu meelest esimene asi kindlasti, et peaks olema võimalusi koolidel, haridusasutustel just selleks, et lastega käia praktilises elus erinevaid asju vaatamas. Üks on see looduse pool, teine kindlasti on erinevad materjalitöötlused, kõik seesamad trendid, tuleviku väljavaated, et see kindlasti on minu meelest ülioluline, sest noh, ma saan aru, et täna ka räägitakse sellest nii-öelda kliimamuutuse nii-öelda praktilisest küljest ja tuleviku haridusprogrammist, eks, et noh, mulle tundub vähemalt, et praegu on ühiskonnas ikkagi päris hulk teadmatust ja sellist sisustamatust, mis asi see kliimapoliitika on, et mõned eeldavad, et see on käsud ja keelud, mõned eeldavad, et see on umbes midagi niisugust kahtlast, nagu kunagi oli Euroopa Liit, et sealt saab palju raha, no võtame ära, aga ega me kõik ei tee ka, eks ju. Et kui me saame aru ikkagi, et see puudutab meie enda tervist, seda, kuidas me elame, kui puhas meie kodukant on, mis tegelikult planeedil Maa toimub, mis on tulevikus, siis me ühel hetkel saame ka selle omaks, nii et ma arvan, et see võiks olla ka selle nii-öelda hariduse osa, et noh, ja veel kord, et mina arvan eriti vähemalt poiste puhul, ma ei tea, võib-olla tüdrukud on selles mõttes hoolikamad, ma ei oska öelda, aga poiste puhul praktiline elu ja näpu ikkagi kuskile vahele panemine jätab asju palju paremini meelde. Seejuures ära ka iseennast ärge unustage, et keskkonnaharidus hakkab väiksest peale, aga kestab nii kaua, kuni sured. Nii. Väga hea. Ma arvan, et selle mõttega esiteks minister tegi suurepärase kokkuvõtte, ei hakka seda üle kordama ja veel parem kokkuvõtte noore elukestev õpe oli see märksõna. Elust surmani. Väga hea. Elust surmani. Teate mis, kuna aeg on meil täbaralt saanud nii, meil on pikk päev veel täna ees, siis ma küsin ühte asja siiski. Mõtted on kõlanud head, aga nüüd me ootaks ühe või näiteks, miks mitte paar soovitust. Kus teie hangite selliseid enda jaoks üliolulisi ja igapäevaseid näiteks keskkonnahariduse teemalisi infokilde? Soovitage mingi allikas, kuhu teistelegi hea minna. Ma seda kaitsealade kodulehte enam ei korda, aga kohe, kui ma sisse tulin, ma kuulsin, Sander, sa ütlesid, et täna peab lõbus olema, peab nalja ka saama. Nii. Siis ma kohe mõtlesin, et see vastus sellele on kindlasti Katrin Lust ja Kuurija. Ja siis vaatasin, et aga kuna sina oled siin, siis ma ikka ütlen osoon. Ma tänan. Aplausi koht osoonile. Aitäh. Suur tänu, aga ikkagi vaadake seda saadet, mis teile nendest kahest rohkem meeldib. Et südametunnistus on teile endal kõige olulisem, eks ole? Väga hea soovitus. Taimar, mis soovitus kõlab veel inimestele, kust hankida head ja tasakaalukat ja ajakohast keskkonnaharidust ja infot? Ja, olles rahvusvahelise valitsustevahelise kliimapaneeli Eesti esindaja, siis ma peaks ütlema, et lugege IPCC raporteid, ei olete palju kuulnud, see IPCC. Kui on aega? Ei ole palju, kui üks ilmub, 800 lehte ikka midagi lugemist jätkub, eks ju, pluss teadusartiklid sinna sisse. Aga ei, ilma irooniata, need on väga head lugemisvärad, aga ma tegelikult kutsuks, et tulge keskkonnaportaal.ee, nendest samadest raportitest tegelikult me teeme sinna täitsa, ma arvan, eestikeelset head kokkuvõtet. Keskkonnaportaal. Ja see hakkab muud lugemisvara ja kogu meie sisuliselt keskkonnainfo, mis me toodame, vaba andmed, kõik on vabalt kasutatavad. Palun, tulge. Väga hea. Ja minister Kristen, kuulame soovitust. No jah, mina loen neid raporteid vahepeal, eks ju, sirvin ja ütleme, et mul on ka teadusnõunik Avelina Helm, kes on, ütleme, üks selline sisendallikas sellistes valdkondades nagu kõik kolleegid, et meie haldusala on suur,
aga ma arvan, et praktilisel viisil inimesed ikkagi hangivad seda informatsiooni täpselt samamoodi nagu mainitud, et kas siis teleprogrammidest või erinevast multimeediast, et sellepärast peaks ka mõtlema selle info kättesaadavaks ja adekvaatse info kättesaadavaks tegemisele võimalikult palju visualiseerimisele, et maailmas kõik valdkonnad võitlevad tähelepanu nimel ja kui kliima on oluline, keskkonnaharidus on oluline, siis tasuks mõelda sellele, et inimesed näevad seda praktilist kasu ka sellest sealt kaudu, eks ju. Nii et see ilmselt on esimene infoallikas väga tihti. Aitäh! Anna-Selin, on sul ka veel mingi soovitus kaasa anda? No need IPCC reportid, mina olen lugenud neid poliitikute versioone, need ei ole nii pikad, 40 lehekülge. Et noortele ma ütleks, et need soovitused ei ole piisavad, meie telekat ei vaata, aga pole midagi, leiame midagi sealt vahepealt siis sotsiaalmeediast. Et see peab olema tõenduspõhine, see on see märksõna, mis mina teile annaksin, et kuidas noored leiavad teadusallikad üles. See, kui nad ise seda eriala ei õpi või ei valda, siis nad ei leia neid peab neile näpuga näitama, et nad ei leiaks valeinformatsiooni ega rohepesu. Suur tänu ja teeme ühe suure aplausi Anna-Selinile ja meie panelistidele. Aitäh!